Tööstusääriplaan on jõudnud siis õhtusse, et kuidas siis täna nähtud, kuuldud kommenteerite, et mis silma jäi, milliseid uusi mõtteid tekkis? Põhimõtteliselt jäid kõlama minu jaoks nagu kaks väga tähtsat teemat, mis tuleb välja, et kõikidel sektoritel ka väga ühine. Ja kuna ma olen üks tööstuspoliitika väljatöötamise töörühma liikmetest, siis seda enam oli hea seda kuulda. Et esimene hariduse teema, ehk et suhteliselt võib öelda seda, et kõik sektorid on pisut murelikud oma tööjõu pärast ja tööjõu saadavuse pärast ja just nimelt oskustööliste saadavuse pärast ja nende koolitamine ja tõepoolest tööjõud, et kohati jääb selline mulje, et väärtuslikum tööjõud liigub Eestist pigem välja, mis see jällegi omakorda meie sektoril ehk siis toiduainesektorile tähendab, ongi see, et ostujõulisem tarbijaskond liigub välja ja meile teeb see nagu teisest küljest selles osas muret. Veel vast pigem meie liidu seisukoht kindlasti, siin oli juttu ka sellest, et mida riigilt oodatakse ja mida riik võiks meile pakkuda, et pigem meie seisukoht on see, et riik saab luua fooni ettevõtluseks. Riik ei saa ega ei tohiks sekkuda äritegevusse otseselt. See tähendab ka erinevaid toetusi, et meil ei ole toetuste jagamisel, kindlasti me ei poolda ka seda printsiipi, et me väikesi, mikrosid, kes võib-olla ei tahagi hakkama saada, püüame poolvägisi aidata, vaid pigem peaks olema riigi suund ikkagi ja teravik suunatud sinna, et kus ja kes on need ettevõtted, kes on need prioriteetsed sektorid, kes toovad riiki raha kiiremini tagasi ja kui me räägime toetustest konkreetselt, siis ka selles suunas, et kellele makstakse toetusi ja kes toovad selle raha jällegi kiiremini riiki tagasi. Et kindlasti on nendeks keskmised ja suured ettevõtted, kuigi meil on väga palju mikro- ja väikeettevõtjaid. Et üldse mitte alahinnates mikrosid ja väikesi, aga võrdse kohtlemise printsiip peaks olema siin väga ühene suhtumine. Siin täna jäi silma see, et toiduainete tööstuses on siis kasumi marginaal üsna väike ja kui väikene palgakõikumine on, siis avaldab väga suurt mõju, et kuidas praegu toiduainete tööstuses tunda on, et kui suur see palgasurve reaalselt on? Jah, toiduainete tööstuses on viimase 5 aasta jooksul pakun välja ongi kasumi marginaal müügist olnud siis 5–7%, eelmisel aastal oli see 6%. Ja mis siin salata, et praegu on toiduainete tööstuses ikkagi selline olukord, kus selgelt palkade kasvusurve on nagu mujal sektorites, täpselt samamoodi ja palkasid ettevõtted on sunnitud tõstma ja see jääb tootlikkusele alla ja täna, kuna on nii piimasektoris kui lihasektoris on üldiselt suhteliselt selline kriisiolukord, julgen väita, see tähendab seda, et põhimõtteliselt on tooraine ülepakkumine, maailmaturul on hinnad maas nii toorpiimale kui lihale, nii piimatoodetele kui lihatoodetele ja omakorda tähendab see seda, et kuna piima- ja lihasektoris on suhteliselt kriisiolukord, siis võib öelda, et toidutööstuses ongi natukene rasked ajad ja samas pole meil nii raskeid aegu. Mina olen olnud sektoriga seotud pea 30 aastat, et ma ei mäleta, et kõik asjad oleksid niimoodi kokku sattunud ja juhtunud. Et järjest kogu aeg midagi sektoriga seoses juhtub, mille poolest me oleme väga tublid. Minu meelest me oleme väga tublid eksportimisel ja uute turgude leidmisel, et me oleme Venemaa asemel leidnud uued turud, kuigi on veel väikene nii-öelda tühimik, aga ma usun, et lähiaastatel ja lähikuudel isegi see tühimik täidetakse. Ja kui me arvestame sellega, et Venemaa on olnud vähemasti toidutööstusele mitukümmend aastat väga hea partner, me teame nende inimeste maitseelistusi, me teame seda ärikultuuri, meil oli võimalus müüa oma tooteid sinna väga, väga hea hinnaga, sellepärast, et ka tarbijate vastuvõtt, me oleme teinud ka uuringuid selle kohta, et tarbijate mälu on väga, maitsemälu on väga tugev ja säilinud ka juba nõukogude ajast, et siis loomulikult uutele turgudele minekul on ju uutel turgudel samamoodi on omad äririskid, võtab natukene aega, kui uurida tausta.
saadagi partnereid, jällegi näiteks tulemas on kohe-kohe Ameerikaga vabakaubandusleping, eks ju, mille peale reeglina toidutööstused on vabakaubanduslepingutest alati võitnud. Nüüd on küll diskussioonid pisut teistsugused üleval kui mõne muu maaga, aga enda kogemusest tean, et kunagi Remedia näiteks võttiski aasta aega minna Ameerika turule ja sellest sündisid nagu pigem uued ja jätkuvad projektid, kui sa jäid juba kellegile silma. Nii et igal juhul sellise esialgse jala turule vahele saamine või jalaga sisse minemine ja selle ettevalmistustöö peaks tasuma ära ennast mõne ajaga. Aga see ei ole kindlasti nii kerge, nagu täna ka siit korra poliitikutelt kõlas, et me peame rahvusvahelistuma, aga mida selle jaoks tegelikult tehakse? Eestis tehakse minu meelest selleks väga palju, aga vahel mul tekib lihtsalt see küsimus, et kui me teeme nii palju tegevusi, et kuidas me ikkagi siis veel võiksime ikkagi veel ekspordivõimelisemad olla, et ma ei ole saanud väga mitmete aastate jooksul küsimustele vastuseid, et kuidas siis näiteks kas või teised Balti riigid on olnud meist vähemasti toidu osas jällegi edukamad eksportijad, mida nemad on teinud, et minu soovitus nagu võib-olla poliitikutele ja majanduspoliitika kujundatel oleks pigem nagu see, et uurime eelkõige lähiriikidest, sest eelkõige lähiriikide ettevõtetega oleme me konkurentsis eksporditurgudel, mida nemad on teinud ja toome sealt nagu parimad praktikad Eestisse. Ja uskuge mind, selles osas ma tõesti võin olla täitsa siiras ja parajalt kriitiline, et öelda, et ma ei ole neid vastuseid saanud. Küll aga me peame ise vaatama, kuidas me ellu jääme, kui tulevad kriisid, sest me oleme väga tihedalt seotud põllumajandussektoriga ja põllumajandussektorit ikkagi väga rasketel aegadel on ja aidanud põllumajandustoetused. Me räägi üldse täna sellest, et kas need on suured või väikesed, kellega me võrdleme, aga nad on olemas ja see on aidanud sektorit päris palju. Samas kui kõik teised sektorid ju see ongi nagu äririsk, et eks meil ole siin ka võib-olla mõttekohti, et mis meist üldse edasi saab, et kas toota toorainet, mille järgi maailmaturul puudub piisav nõudlus edasi, mis see maksab ja kelle äririsk siis tegelikult on. Et pigem on meie sektoriga seotud täna hulgalised küsimusi, mis on põllumajandusega seotud, ühtepidi nagu tootmisega seotud, teistpidi me ju kellele toodame, tarbijatele toodame, tarbijate rahakotiga seotud, ostueelistustega seotud ja väga selgelt on toiduainetööstus orienteeritud siseturule, meie omade tarbijatele ja me ei pea õigeks seda printsiipi, mis praegu ka võib-olla siit diskussioonivoorust korra välja käis, sellist sotsiaaldemokraatlikku printsiipi, et me peaksime ikkagi iseendaga hakkama saama ja mitte me ei peaks aitama santi kõndima, kui ta seda ise väga ei tahagi. Et pigem selline sõnum meie sektori poolt. Kas sellest tööstuspoliitikast, millest siin täna juttu oli, on reaalselt nüüd abi ka teile? Jah, eelkõige ma tooksin välja nüanssi, et kui ma ei oleks ennem olnud ise ettevõtlusega seotud ja ettevõtetega seotud, siis ma ütleksin ka, et ma ei saa aru, mis asi see tööstuspoliitika on. Täna liidujuhina, olles juba mitmeid aastaid liidujuht, võin ma öelda, et ma saan väga selgelt aru, miks seda vaja on. Esiteks juba sellepärast, et Eestis ja Eesti poliitikud ja Eesti majanduses räägitakse tööstusest, sest vahepeal tööstus kui sektor hakkas juba täiesti ära kaduma, et Eestis ei ole tööstussektor kuhugile kadunud, ta on olemas ja veelgi enam, ta annab tohutult palju töökohti, ta annab tohutult palju riigimakse kassasse ja me peaksime seda sektorit rohkem väärtustama. See on number 1 sõnum ettevõtetele. Kõik muu, mis seal sees on, see jätke juba meie kui oma ala spetsialistide teha, et kokkuvõtvalt kaardistatakse tõepoolest need kitsaskohad ja tegelik olukord, mis meil erinevates tööstussektorites valitseb ja eelkõige võttes aluseks siis tööstussektorid, mis annavad kõige suurema käibe, mis annavad kõige suurema ekspordi, töötatakse välja meetmed ja selle järgi ka soovitused, et mida oleks ettevõtetel vaja riigi poolt
et nad suudaksid olla konkurentsivõimelisemad, ekspordivõimelisemad ja lõppkokkuvõttes ka jätkusuutlikud. Et kui meil Eestis ikkagi oma tööstussektorit enam ei ole, siis minu küsimus on, et keda me siis teenindama hakkame või mida me tegema hakkame. Et see on ikkagi väga-väga suur hulk oma ala spetsialiste ja tänagi siin, et nii suurt ja nii kirjut seltskonda näeb ju tegelikult väga harva koos. Et me oleme ikkagi väga enda sektori põhised, meie mured on sektori põhised, aga tööstuspoliitikas veel jälle hästi hea näide siit, mida ütles härra Juhan Parts, et palun tööstused igal aastal 5 nõuannet, 5 soovitust laua peale, mida riik saaks teha, et meie tööstusettevõtetel läheks paremini. Ja siin on kindlasti erinevatel tööstussektoritel ja ka erinevatel liitude juhtidel oma roll. Meil on see ühisosa olemas ja see on hea tunne, kui sa tunned, et kas või seegi, et sul on samad mured näiteks, ma ei tea, Puiduliiduga, Elektroonikaliidu ettevõtetega, et see on tegelikult selline hea tunne ja me oleme suutelised välja andma ühiseid sõnumeid. Need 5 soovitust on meil kohe varnast võtta. Et hariduspoliitika, tööjõud, võrdse kohtlemise printsiip, ekspordivõimekus ja ekspordile kaasaitamine ja 5 võiks olla näiteks minu meelest kas või seesama pagulasteema, et kust me siis oma tööjõu saame, samas kas need on võrdväärsed meile tulema, et toidusektoris me oleme suhteliselt konservatiivsed ka selles osas, sellepärast et meil on tähtis, mis hügeen ja ma usun, et see ütleb nii mõndagi ja ma soovin igal juhul teistele sektoritele väga palju edu ja mul on tohutult hea meel, sest kui ükskõik mis ettevõte läheb Eestist välja, siis tegelikult ta loob juba väikse positiivse fooni kõikidele teistele ka järgi minekuks ja riigi poolt teeme Eesti riigi tuntuks, teeme eraldi eelarverea Eesti riigi eelarvesse, Eesti kui riigi imago tõstmine. See peaks olema järjepidev töö ja minu meelest pole sellega isegi mitte alustatud, kuigi EAS-is on olnud selleks väga palju aastaid aega ja väga palju raha. Turismisektori me oleme väga hästi käima saanud, paneks nüüd nagu toidusektorid ja muud sektorid ka samamoodi käima, et see oleks nagu super.